et täidame siis selle töölehe üheskoos algusest lõpuni ära. Küll mingid osad te saate vahepeal täita ka ilma minuta, aga vähemalt alguse teeme koos. Ja esimesed 2 lehekülge on siis sellised, kus ühel lehel on koondava läätse jaoks iseloomulikud kiired ja teisel pool siis hajutava läätse ehk siis nõgusläätse jaoks iseloomulikud kiired. Ja kõigepealt tuletame siis meelde läätsede tähistamiseks kasutatud sümbolid. Ja kuna kõik kumerläätsed on samal ajal ka koondavad läätsed ja kõik nõgusläätsed on samal ajal ka hajutavad läätsed ja teie teete kaasa, siis ei ole pärast küsimust, et kus ma õppida saan. Et sellest materjalist saategi siis õppida ja meelde tuletada, kui peate hakkama iseseisvalt läätsedes kujutisi konstrueerima. Me leppisime siis kokku, et me kujutame läätse sirglõiguna ja näitame siis nooltega ära selle sirglõigu otstes, kummas suunas toimub läätse õhenemine. Noole teravik näitab meile siis seda, et taoline lääts on äärtelt õhem ja keskelt paksem. Eks ole, äärtelt õhem ja keskelt paksem. Ehk siis sellise läätse välise pinnad on kumerakujuga. Ja kõikidel läätsedel, nii koondavatel ehk kumerläätsedel kui hajutavatel ehk nõgusläätsedel, pidime me alati peale märkima ka fookuse ja antud juhul ei ole meil oluline, kui lähedal või kui kaugel see fookus on. Oluline on see, et me märgime kummalegi poole läätse võrdsele kaugusele ühe punkti ja tähistame selle punkti siis F tähega, F nagu fookus. Mõlemale poole läätse märgime ära selle F tähe. Tõsi, joonistamisel me kasutame ühte nendest. Aga kuna läätsedel on alati 2 fookust, üks kummalgi pool läätse, siis märgime need fookused ära mõlemale poole. Ja meil on siin antud ka vihjed, eks ole, et kujutame siis sellel esimesel joonel kiirte käiku läätse peateljega paralleelsete kiirte jaoks. Ehk siis joonistame ja tegelikult ei ole vahet, kas vasakult poolt või paremalt poolt, mul sattus siia vasakule poole. Läätseni, need peaksid olema nii peateljega paralleelsed, kui vähegi suudame joonistada. Et milline nende tihedus on, et kui tihedasti nad üksteise kõrval on, see omab vähemat tähtsust, aga teeme jah üks 4 või 5 paralleelset kiirt. Ja kiirte puhul, eks ole, kiirt eristas siis sirglõigust see, et kiirel oli ka suund ja suuna märkisime peale siis noolekesega. Nii et me oleme siis siia läätsest vasakule poole joonistanud paralleelse valgusvihu, mis on siis markeeritud 4
valguskiirega. Ehkki kõik need valguskiired asuvad läätse teljest erineval kaugusel, käituvad nad läätse suhtes mõnes mõttes ühtemoodi. Nimelt, kõik need paralleelsed kiired murduvad ja nad murduvad selliselt, et murdunud kiir läbib oma teel fookust. Nii et ükskõik siis, kas see kiir on läätsele lähemal või läätsest kaugemal, jätkab ta oma levimist siis nii, et ta läheb läbi fookuse. Nii et see esimene kiir murdub ja läheb läbi fookuse. Järgmine kiir murdub ja läheb läbi fookuse. Kolmas kiir murdub ja läheb läbi fookuse. Ja ka viimane peale joonistatud kiir murdub ja läheb läbi fookuse. Ja kui taolisi kiiri, mis on selle läätse teljega paralleelsed, oleks meil joonisel rohkem, siis ka kõik ülejäänud kiired käituksid samamoodi, ehk nad siis koonduksid läätse fookuses. Ehk siis selle joonise kokkuvõtteks. Pole oluline, kust kohast kiir alguse saab. Kui see kiir on teljega paralleelne, siis läätse läbimine või läbimise järel murdub ta selliselt, et ta jätkab oma levimist läbi fookuse. Et ükskõik, kust kohast kiir alguse saab, läätseni jõudes läbib ta fookust. Nii, võtame siis selle teise kiire, mis on meie jaoks oluline, ja see on siis kiir, mis läbib oma teel läätse keskpunkti. Joonistame jälle ühe koondava läätse siia, et ühtlasi ka harjutame siis koondava läätse sümbolit, jah. Jällegi lääts ja telg on alati teineteisega risti. Lääts ja telg on alati teineteisega risti. Ja kindlasti märgime peale ka fookused. Kui kaugel või kui lähedal, praegusel juhul see ei ole meie jaoks oluline. Oluline on lihtsalt see, et läätsel on kaks fookust ja kumbki fookus asub siis läätsest, läätsega võrreldes samal kaugusel. Ja nii nagu me esimesel joonisel tegime 4 kiirt, teeme ka siin 4 kiirt ja oluline on selle juures see, et need 4 kiirt läbiksid oma teel läätse keskpunkti. Et ei tohi nüüd segamini jääda, esimesel joonisel joonistasime kiiri, mis olid läätse teljega paralleelsed ja nemad murdusid siis läbi fookuse. Teisel joonisel joonistame me kiiri, mis läbivad oma teel läätse keskpunkti. Ja siin ma saan kasutada siis seda, et ükskõik kummalt poolt need kiired langevad, kui ta langeb siit vasakult poolt mingi nurga all läätse keskpunkti, siis, eks ole, kui meil oleks olnud siin see lääts paksem, siis me näeksime, kuidas ta murdub sisenemisel ja murdub väljumisel. Tulemus on see, et sisenev kiir
ja väljuv kiir asuvad ühel sirgel. Nii et läätse sisenev kiir ja läätsest väljuv kiir asuvad ühel sirgel. No ka altpoolt läätse telge tulev kiir käitub samamoodi. Nüüd ma isegi ei hakka siin vahepeal peatust tegema. Joonistan ühe soojaga ühe pika sirge. Ehk siis kui kiir läbib oma teel seda läätse keskpunkti, no see on siis läätse ja peatelje punkti, siis läheb ta sisuliselt murdumata läbi. Ja et ei tekiks muljet, et valgus peab alati langema läätsele vasakult poolt, siis sellel joonisel teen ma ka kaks kiirt läätsele teisest suunast. Ehk siis kui ka siit paremalt poolt langeb läätsele valgus, mis tabab läätse keskpunkti, siis ka sealt läheb see valgus läätsest justkui murdumata läbi. Ja läätse telg võiks ka siia kirjutada veel. Nii et koondavas läätses on siis olulised kahte liiki kiired ja need on siis ühed kiired, mis on enne läätsele jõudmist paralleelsed ja taoline kiir siis murdub läbi läätse fookuse ja teine kiir on siis selline, mis oma tee peal läbib läätse keskpunkti ja selline läheb siis läätsest justkui murdumata läbi. Ja ei ole tähtis, kust kohast see kiir alguse saab. Tunnuseks on siis see, et kui ta tabab keskpunkti, siis võime selle kiire joonistada sirgena. Ei ole tähtis, kus kohast ta alguse saab. Kui ta on teljega paralleelne, siis joonistame murdumise selliselt, et ta läbib fookust. Nii, teeme nüüd samasuguse asja ka hajutava läätse jaoks. Ja erinevus tõepoolest on siis esimesel joonisel ja nende paralleelsete kiirte käitumises, kui nii võib öelda. Hajutava läätse ehk siis nõgus läätse tunnuseks oli siis see, et nemad olid äärtelt paksemad ja keskelt õhemad ja sellepärast märgime me siis hajutava läätse ehk nõgus läätse sirglõiguga, mille otsas olevad nooled on siis suunatud keskpunkti poole, ehk siis servadelt on paksem ja keskelt õhem. Servadelt paksem ja keskelt õhem. Aga nii nagu koondavas läätses, nii ka hajutavas läätses asuvad siis fookused mõlemal pool läätse võrdsel kaugusel. Ja antud juhul meie joonise puhul ei ole oluline, kui lähedal või kui kaugel need fookused on. Tähtis on vaid, et need fookused asuksid läätse suhtes mõlemal pool võrdsel kaugusel. Ja teeme siin siis seekord niimoodi, et laseme paremalt poolt valgusel läätsele langeda ja teeme jällegi mõned paralleelsed kiired. Noh, jällegi teeme siis 4 tükki, nii nagu me eelmiselgi joonisel.
kiired, mis on siis paralleelsed meil selle läätseteljega. Nii, räägime ilusti need nooled kah siia peale. Eks ja me teame siis seda, et läätseteljega paralleelsed kiired läätse läbimisel murduvad. Aga kuna tegemist on hajutava läätsega, siis enne läätse paralleelne valgusvihk peab hajutavas läätses muutuma hajutavaks. Ja see hajumine toimub siis selliselt, nagu saaksid need kiired, mis siis peale läätse läbimist hajuvad, alguse ühest ja samast punktist ja selleks punktiks on selle hajutava läätse fookus. Nii et kiir tuleb ja murdub sellest teljest eemale, justkui saaks ta alguse sellest fookusest. Et kuna meil tegelikult tulevikus ka seda joont vaja läheb, mis siis näitab meile ära fookuse sihi, siis joonestame selle ka alati joonisele, aga kuna tegemist on abijoonega, siis teeme ta, nii nagu minagi siin tegin ta praegu katkendliku joonena. Ma ei teinud, aga pead tegema katkendliku. Ma arvan, et on mõistlik teha, sest muidu meil lähevad nii-öelda päris kiired ja abijooned omavahel segamini. Nii et püüame järgmised jooned, mis me siis peame nii-öelda abijoontena tegema, siis teeme selle osa katkendliku joonega. Eks. Nii et kiir tuleb ja murdub teljest eemale, justkui saaks ta alguse sellest fookusest. Ja samamoodi siis nende kahe kaugema kiirega. Ehk siis selle kiire käigu joonestamisel me asetame joonlaua siis selliselt, et saavad ühendatud omavahel siis kiire langemispunkt läätsel ja samal pool läätse asub fookus. Ja viimase kiirega teeme siis ka sama. Ehk siis ühendame ära omavahel fookuse ja langemispunkti. Siin on küll suhteliselt vähe ruumi jäänud selle viimase kiire jaoks, aga ärme lase ennast sellest häirida. Ehk siis jällegi, ei ole vahet, millisest punktist see kiir alguse saab, kui ta on enne läätseni jõudmist läätseteljega paralleelne, siis murdub ta läätseteljest eemale ja eemale murdub ta siis selliselt, nagu saaks ta alguse läätse fookusest. Ja teine kiir, mis siis on meie jaoks oluline, on siis see kiir, mis läbib oma teel läätse keskpunkti. Et joonestame siis siia järjekordse läätse. Ja seekord siis ka jälle hajutava läätse, eks ole. Hajutav lääts, ehk siis nõgus lääts, mis on servadelt paksem ja keskelt õhem. Ja millel on kaks fookust, mis asuvad siis teisel pool läätse.
võrdsel kaugusel. Ja siin saame siis tegelikult tõdeda seda, et ei ole vahet, kas tegemist on koondava läätsega või hajutava läätsega. Kui valgus satub oma teel läätse keskpunkti läbima, siis ta sisuliselt vaatleja jaoks läätses ei murdu. Rangelt võttes ta küll murdub mitu korda, aga kuna sisenev kiir ja väljuv kiir asuvad ühel sirgel, siis välise vaatleja jaoks murdumist justkui ei toimugi. Ja jälle ei ole vahet, kas valgus langeb läätsele vasakult poolt või paremalt poolt, nii et ma teen siia ka siis paar sellist kiirt, mis tulevad teisest suunast. Nende paralleelsete kiirte joonisele ma ei teinud erinevatest suundadest neid kiiri, sest et muidu oleks see läinud väga kirjuks see pilt. Nii et on ükskõik, kust kohast kiir alguse saab, kui ta läbib oma teel läätse keskpunkti, siis läheb ta sellest läätsest justkui murdumata läbi. Nii et hajutava läätse puhul saavad meil olema siis algus samasugune nagu koondavalgi läätsel, et paralleelsed kiired teljega murduvad ja keskpunkti läbivad kiired justkui ei murdu.